hommik, armas. Sa vaata, tulen praegu kööki ja eilne õhtu lõppes sellega, et mul oli siin kausis rätik koos 4 kuklikesega. Ja hommikul on see pilt selline. Mu kiisukestele on väga meeldinud see kuklikene, sest nemad teevad niimoodi, et kõik, mis kätte saavad, see on Selma mamma. Ja nad olid toas koos pallikesega. Tähendab, tüdrukutele meeldis väga see karask. Mitte karask, vaid leivakuklikene. Pean uued tegema vist praegu. Vau. No näed sa. Ta on küll jah imelise koostisega, näed, kui ilus, pehme, mõnus. No ma ei tea. Ma arvan küll, et kassikesed, kes mul ikka nii palju suurte ampsudega söövad. No võib-olla, et koerakesed aitasid neid. Aga võib-olla veel keegi aitas neid, ma ei tea seda. Tulemus on see, et 4 kuklikesest on järgi 1,5. Midagi väga head. Vaata. Molli, mis sa arvad, kas sa osalesid ka selles peos või? Vot sellist äratust pole ammu olnud, et mind kohe aeti üles ja öeldi, vaata välja, vaata välja. Akna taga oli nagu tulekahju. Aga see on tuuletu, vaikne, pehme ja selline värvide mäng käib. Joko, nad kuulsid, et ma tulin õue. No sa vaata. No ta on juba muutumas, ta on juba sinisem. Luiged tulevad, teine parv. Sa vaata, millised. Plahvatuskiired, nagu kroon on seal peal. Tulevad sealt metsakohalt. Vaat nüüd tuleb suur parv. Näed sa,
päikesetõus tõi meile puhta kodu, sest ma vaatasin, et jõuab veel enne vihma ära koristada ja ma ei saanud neid mudaseid kutsesid enam tuppa. Tegin ruttu, keetsin mõned kannutäied vett ja pesin need mudakvoonud ka ära saunas. Nüüd nad on siin sisse pakitud, peavad tahanema oma villa natukene sinna rätiku sisse ära kuivatama. Miilo on harjunud, Miilo on tavaliselt tunnikene mõnuga olnud niimoodi maganud. Vaatame, kaua meil Molli siin täna suudab olla. Väriseb teine natukene. Panen sulle veel ühe teki peale. Nupsud. Poisid, mis teete? Tiiger, miks su käpp püsti on? Miks sa tahad suli lüüa? Vaata, suli astus sammukese sust eemale praegu. Mis teil seal vahel on, noh? Tiiger, suli. Poisid. Minu kallikesed. Mis te teete? Suli, miks sa tahad? Tiiger, mis toimus? Tõlkige mulle ka. Kuulge, poisid, tõlkige mulle ka. Pallikene magab seal nii ilusti akna peal. Üks villapall siin. Teine villapall siin. Tiiger. Noh, kuule, mis juhtus? Lähed järgi või? Läheb järgi. Udu on hajunud enam-vähem, aga tundub, et sajab seda märga. Hommikul mets ei paistnud, piimaudus olime. No, mis teie vestlus lõppes niimoodi, et mõlemad olete oma koha peal rahus ja no sa oled leidnud kõige parema koha muidugi minu hommikumantli hunnikus. Tiigri viimase aja lemmik on siin diivanil akna all magamine. On ju. Ma saan aru, suli ronis kõige kõrgemasse kohta, mati otsa, hommikumantli otsa. Näitad, et sina oled boss või? Kus sina oled boss või? Mis? Vaata, kui ilusad. Te olete kõik nii ilusad. Siuksed nonnud olete. Minu printsikesed. On nii. Selma mamma kõige lemmikum koht on Kiiges. Sina oled meil Kiige-Kiisu ja Kiige-Kiisu. Ma näitan sulle pallikest ka. See on Miilo lemmikkoht. Valvur ikka peab olema akna ääres ja kogu aeg vaatama välja, mis seal toimub. See käib mul järgi. Sinna, kuhu lähen mina, tuleb tema. No ja pallikene mõnuleb siin ripakil. Haigutad ka meile või? Joo.
tavaliselt alati haigutab mulle otsa. Oi, kui pikk tüdruk. Nii pikkaks oled sa kasvanud. Nii pikkaks. Sinu koht jälle, teine koht ja teine aken. Meil on valvepositsioonid. Näe, mahud, Milo. Milo, näe, mahud siia. Vaata, mahud siia. Palli tõmbas ennast kokku. Isegi Molli on õppinud juba siia hüppama. Saime su haigutuse kätte, tüdruki. Näe, muidugi käib. Ma tulin ju siia, sa tulid siia. Ja. Molli, su saba on nii ilusaks suureks kasvanud. Joo. Täna meil seisab ees väike kohendamine. Täpaotsad on vaja natukene võtta lühemaks, et ei oleks nii märjad ja mudased. Läbi on vaja kammida. Eile said ju pestud. Juba ma tüdruku nägu tegin, juba silmad võtsin välja ilusti siit villa seest. Sellega on korras. Millul ka nägu on korras, aga tal on ka käpad ja kõhualune natukene teha. Selline töö ootab meid täna. Me oleme 3. novembris, me oleme novembri alguses ja vist on meil käes äkki esmaspäev. Õues, sa vaata, mis meil õues toimub. Luuna on seal. Näe, see luunakene, keda me ei ole väga siin näinud. Täiskuule järgneval ööl me nägime läbi pilvetedega, aga täna näitab meile, vaata, päike.
tule täitsa kaameraga välja, et vaadata. Ta tõesti ongi siin. No, ja meie saame teha mida? Me saame tulla õue suga selle vettinud märja maa peale. Kui hea sa oled. Tead, ta on natukene isegi soe, leige. Oi, kui hea näol on. Armas igal esimesel võimalusel mine suhtle temaga. Ja igal esimesel võimalusel maanda ennast, eks ju. Oi, kui hea, aitäh. Kuid sa müttavad seal. Krea. Mõlemad on meiega. Nii päike kui kuu. Imeline päev on. Saanud imelise alguse. Ja näitan sulle, mul on selline kiskjate ringkaitse, nad kõik tahavad muga kogu aeg sööki jagada, aga ma kõike nendega ei jaga, sest neil on omal nii palju häid asju. Ja mis sa piilud seal? Näed sa, see on meie hommikusöök, siin on meie oma tehtud asjad kõik, välja arvatud fetajuust ja välja arvatud lõhe, mis on selle pehme pätsikese peal, mis see asi see oli, siis linaseemne ja psülliumi kuklikesed, eks ju, need pehmed. Sinna peale panin soolalõhe, siis on mu enda tehtud sinep, siin on enda tehtud, ma ei tea, on ta nüüd kotlett või pikk poiss, 2 vahepealne ja munapudru, mille ma tegin juba eile hommikul ja tead sa, siin sees on natukene kaerahelvest, sellepärast et keha oli kuidagi nõrk ja kui ta on mul natukene nõrk, ta küsis üle pika aja jälle, ikka mitu kuud on vahet olnud sellest, kui on kaerahelves meil ja siin on enamus on muna. Ja see eile hommikul meid väga hästi toetas ja aitas, nii et tänane on selline. Tibu ootab. Oi, kus Tibu ootab, vaata, kõik ootavad siin. Jaa, kõik ootavad siin. Tahate kõik välja saada? No tuleme siis jalutama, tuleme. Nii ilus ilm on, et hetkel midagi ei saa ja tormi pole. Ei ole, jaa. Tahad saia ka, jah? Muidugi seda sa ju ootadki. No. Ops. Kes tahab, see saab. No. Kõik karkpüksid on ka saanud üle oma argustest. Vaata, kaksikutel ma teen vahet, vaata, neil on erinevad harjad. Ühel on hästi pisikene. See ma arvan, et ei mune ja see muneb. Nii, mustu ka oma ilusa lakaga. Tule. Et sellelt ma arvan, et need paar helesinist muna ma olen saanud. No mustu, tule võtta ka. See ei ole nii arg tegelikult. Jaa, näe, kui tuled juba võtma. Jaa.
Joo. Joo. Teiega on kinnastega turvalisem ja on küll. No tule, Muistu tule sina ka. Kardid. Tüdrukud, te olete kardid. Apikene. See on nende päeva lemmikasi. Joo, näe, üks on veel. Joo, ühe võtsin veel. 2 viilust jääb väheks. 3 on paras. Sina ka tahad või? No. Miilo, hammustad või? Hammustadki. Ta tšabatat tahab, jah. Näed sa. No, võttis oma tüki. Läks. Muistu, tule võtta. Tule sina ka, tule. Muistu, tule. Tule, võtta, tule. Tule. Muistu, tule. No tule nüüd. Kuule, Harkpüks, tule võtta. Koer on nii lähedal, sa kardad tulla või? Sa ju tead, et see sõber koer on. Keerad parem selja. Vaata, see koer tahab ise hoopis ampsu jälle. Miilo, teisi saiu ta ei söö, aga tšabatat ta sööb. Kõmu juss oled sa. Miilo, see on tibusai. Anname selle Mustule, näe. Vaata, Mustu sai omale. Kops. Läheb ruttu kaugemale, et keegi ära ei võta. No, kes tahab selle ära süüa? Jah, jagage ära, jagage ära. Lähme vaatame, mis neil siin öösel sadas, näed sa. Kõik see mults, mis ma eile tõin, on ilusti oma ülesannet täitmas. Ennem oli kõik siukene märgmudane. Kui palju lõbu sul ühe saiatükiga oli nüüd üksinda. Jätsid veel pooleli. Nii, ja vaatame, mis nad selle ilusa valge saepuruga siin on pidu teinud. Pidu! Lendavad. Lähevad kõik koos, järjest läksidki sinna. Nad lendavad, ega nad ei viitsi joosta, nad lendavad sinna. No nii, vaatame, mis meile siit antakse. Paneme neile putru ja kapsa ja võtame tibudel munad, vaatame, kas siin on keegi. Ei ole. Siin on keegi, siin on 1. Siin on 4. See tähendab, et rohelisi pole täna ühtegi. Täitsa kohe miinus. Paneme selle siia üles. Ennem rohelised munad tulid siia üles. Paneme neile selle, sest 1 on hakanud siia käima. Aga rohelisi ei ole tõesti. Ma võt ei tea. Aga ilus on see saega küll teil sinna. Kohev ja puhas ja pehme. Nii tore, korjame siis munad ära ja paneme neile süüa. Neli tükki on hetkel. Näe, muidu leivasööjad. 5 tükki. Triibikud ja pruuni. Need tublid kanad. Ja teised. Niisama toredad. Niisama toredad linnud. Pudru on neil ka veel järgi.
Hommikusööki näitasin sulle, nüüd näitan lõunasööki. Siin oli mul, see sült oli nii suur tükk oli sülti, 5 muna ja 2 viilutomatit panni peal soojendatud. Kõik. See matsutamise hääl on nii armas. Täna oli see päev, kus ma tegin neile jälle seda diatomiidipulbriga parasiiditõrjet, ehk siis seda lihakonservi ja muna ja pulbri segu. Siis ma jagan neile kõigile võrdselt kätte, igaüks saab oma kaussi. Ja siis kõik matsutavad, see on nii armas. Mats. Isegi pallikene on söönud, näe, kui tubli. Ja sina arvad, et saaks veel, jah? No mine vaata, mis pallil jäi seal järgi. Mine vaata, näe tiiger. Pallil on seal veel. Molli, kas sa tegid kausi puhtaks? Siit saab veel natukene, läbi aegu. Pulbrine kauss, okei. Tubli Miilo. Tublid olete, joo, nii tublid. Oi, kui tublid. Palliga läks tuppa ära. Teised ikka puhastavad kausse. Näed, Selma tuli veel tiigri kaussi üle lakkuma. Ja tiiger on otsapidi pallikausi. Ja Molli arvab, et ta mahub ka sinna. Näed, võttis üle. Nunnad. Milline idüll meil on siin. Igaüks ajab oma asja. Ja taustaks on meil meie uus muusikalist, et oma samme harjutada. Ja lõhnabukett, mille ma võtsin praegu. Siin on lavendel ja valge salvei. Teile ka meeldib ja? Millal sa kiikusid, armas viimati? Hoida on raske. Mille, mis sa mõtled seal?
Miilo valvab mind. Ai, teile meeldib muusika ja... Ai, temperatura de caliente. Caliente, caliente. Küll on hea peale tantsimist ja trennimist selle märja ja mudase maa peal jälle kiikuda ja puhata. Maandus käib nii. Nägid, jah? Miilo, mis sul on seal? Seal on miski hea hais. Seal kõik käivad nüüd maandamas ennast. Järgmine. Mis kakahunnik teil seal on jälle? On vaja ennast nühkida, jah? On vaja. Okei. Nii, meie tänane hommikusöök algas juustu ja veisemaksa pasteediga. Siin on Nopri talujuust ja mis iganes ilusa nimega firma see oli, kellel ei ole säilitusaineid siin väga sees mitte midagi. Väga hea pasteet on. Ja juustpasteediga maitseb imeliselt. Ja mida ma juurde siia teen? Neid. Mis nad siis on nüüd meil? Muna ja piimapulbri kuklikesi. Tiiger tahab mul tainast tulla ära sööma, sest see on nii hea. Tiiger läheb maha. Ja siis mul on siin veel põdrasülti ka. Selline toit on nüüd mul. Isuga. Väike varga nägu. Ahah, annad teisele peksa ka veel, ise varastasid minu juustupasteediga ära, arvad, et tuled veel, jah? Jah, andsin tiigrile käpaga, et ei saa midagi. Näed sa, mu juustutükk kadus seni, kuni ma keerasin oma kuklikesi ümber. Oi, nad on kiired. Ja neile meeldib kõik see, milleni mind on juhatatud. Muidugi nad ju suured lihasööjad ju. Ja nüüd meid on siin rohkem. Ja juurde tuli veel mul nüüd kofeiinivaba kohv. Proovin nüüd lavatsa ära. No näed sa, 4 esimest on valmis. Vaata, vaata jälle, vaata, kui imeline see on. Kui pehme. Tead sa, ja seekord ma juba tegin niimoodi, et nii, mul on siin kohe võidük valmis selle kuuma peale panemiseks. Et ma ei pannud 1,5 kappi seda piimapulbrit, vaid ma panin 15 supilusiketäit. Ehk lausa 5 supilusiketäit vähem. Et nad ei oleks liiga tihked. Minu arust oli eelmine kord liiga tihke. Ja jälle ta tuleb varastama mul siin samal ajal, kui ma sinuga räägin. Pätud. Te olete pätud, Selma. Selma, sina oled peavarga nagu koos tiigriga. Jaa. Oi, oli hea pasteet, jah? Muidugi oli. Anna veel, on ju.
see on tõesti hea. Ja teine isand, mis sina siin teed laua peal? Hops. Keera selg ja tagasi tanda, teab ju, et siin on see pasteet. Oi, te olete kiired. Ja peksu. Ei peksa, Selma. Anname teile, paneme siia taldrikusse teile. Okei? Toome hakkliha teile. Tegin jälle notsudele seda segu koos siis parasiiditõrjega ja täna üllatus, isegi pallikene täna sööb oma kausis ilusti. Kõik talle pandud selle ära. See on liha ja muna segu ja no kes siin käivad muidugi, täitmatud. Tiiger ja Molli otsivad. Oota, Miilukene, lase palli sööb. Palli ei ole söönud eelmine kord. Sina tee oma kaus puhtaks, jah? Tee oma kaus puhtaks. Tee. Kes teeb su kausi puhtaks, Tiiger või? Tubli pallikene, tubli. Tubli palli, söö. Näin notsud, kutsud. Mis nüüd hakkame tegema? Päike paistab. Mis me saame teha? Me saame pesta voodipesud ära. Ja me saame koristada. Sest ilm annab meile selle ideaalse lükke. Paneme kõigepealt tule alla. Viime vaibad välja. Pesumasina tööle. Ja siis vaatame edasi. Järgmised paar tundi on nüüd kindlustatud. Molli. Jah? Jaa. Hakkame pihta või? No, sirutame, kõik sirutavad ennast hästi pikaks ja kõik sirutavad ennast pikaks ja tagumised ikka just nii. Ja nüüd hakkame pihta. Pallikene mõnu läheb niimoodi päikse käes. Oi, kus hakkas nüüd sadama. See on lausa lörts ju. Tibu, tule välja, tule välja, lähme. Tule. Ja, tule, näe. See on lörts, mis siin sajab. Tule, lähme sisse ära. Täna lähme veel siia tuppa. Homme lähme teise tuppa. Ja, lähme. Kuskil peaks olema vikerkaar. Kuskil seal, kus on ilus sinine. Seal peaks olema. No lähme. Vaata, kui ilus on see sinine triip. Kes teid siin hüpplevad mul? Mingid hüpikanad olete või? Tule. Tipu, tule siia. Tule lende siia, tule. Tule. Tipu. Tule. Võta. No lähme. Vaata, teil on ära lagunenud kõik siin. Torm lõhkus kile lahti, jah. Joo, mis siin õues on? Vaata, milline ime. Lähme vaatame seda päikest seal. Tere päike. Ma saan papusalast ära võtta. Kui hea. Nii hea. See on hea.
see on nii hea, kui sa veel ei tea, kui hea see on, mine ja proovi. Rasiel räägib meiega, kõik sädeleb, sätendab, kõik sätendab. Mis sa räägid, puh-puh? Nüüd me kolime, vaatame, kuidas meil see õnnestub. Tulge siia, tule siia. Tule siia. Tule. Tipu. Tipu. Kõik tipu tuleb. Kõik tipu. Üks tipu on mul kaisus, näed, jah? Ja tule. Tule alla. Tule siia, tule. Tipu. Tule. No tule. Tule alla. Jaa, tubli. Oi, lendurid tulevad sealt. No tule. Tule siia, tule. Tipu. No ma panen esimese siia sisse ära. No mine sina siia. Panen sulle saia ka. Mine. Võta saia. Tiiger ei tule. Tule siia. Tibu, tule siia. Tule. Tule. Tiiger ei tule. Mine sina ära. No tule. Tiiger, sa segad mind. Ma panin putsad kinni. No tule. Ma pean teid nüüd ükshaaval hakkama püüdma või? No, tule nüüd. Tule siia. Tule siia. No tule. Tule, ma võtan nüüd sinuga sisse ära. No näed sa, mul on nüüd siin 7 tükki sain kätte. 7 tükki on sees. Aga ülejäänud 2 on õues. Neid ma kätte praegu ei saanud. No, jaa, uus kodu on teil. Ja siin ei ole tormi ja külma. Tuleb öösel kõva tormi. No mis sa kardad nüüd siis? Ja teie istute vale õrre peal. Minge sinna õrre peale. Näe. Paneme siia selle saiapudu. Kindlasti on teil siin hiiri. Jaa. Ma võtan selle heina, panen teile ka siia. Jaa. Kas teame teised ka sisse või lähevad teised oma vanale õrrele ja kutsume naabrimehe. Hopsti! Tore pesa, eks ju? Jaa, nii tore. No näe, kui saab juua, ei olegi jääs, eks ju? Söögitünn on ka täis. Näed sa, need olid õues juba jääs. Saab juua, jaa. No kas te tulete ka uudishimulikud või? Ei tea, kas tulevad uudishimulikud. Pehmed pesad on, jaa, pehmed pesad tegin. Villa on ja heina on ja sossu on seal istuda, jaa. Ma jätan teid nüüd laulma. Tuli
tulime teile külla. No tule vaata, Miilu, tule vaata. Miilu niutsub sul. No tule, no oskad küll tulla. Nüüd on siin 7 tibukest. On Bella, Mustu, Triibikud ja Bruni. Ja kaksikud läksid naabrimehe juurde. Sest naabrinaine ütles, et ärge tapke ära, tooge mulle. Nad võtavad 2 noort kukke maha, toovad mulle. Nii et neil on seal loomulik kasvamine ja tarbimine ja nii, et tulevad, kukkesid on palju ja tulevad hoopis 2 kukka. Ta arvab, et äkki nad hakkavad ikkagi munema. No 9 kuused, no ei ole siiamaani munenud. Jah, ilusat tööd teile. Jah, ilusat tööd teile. Lähme vaatame, kas tibud on tuttu läinud. Tutite ilusti, oi kui tore. Kõik tutid. Ja kõik ilusti tutivad kõrvuti. Lase tuleda, häävad tagasi tuttu. Joo, hommikul näeme, nii tublid olete. Ja teil läksid kaksikud, läksid teise koju, läksid suurde kanalasse. Joo. Nii et nüüd olete siin 7 tublid. Tšau! Tere hommikust, jah. No, nüüd on Molli jaoks okei õue tulla, ennem ei tulnud. Joo, tere Molli! No pissile. Ja Miilu tahab minna vaatama, mis tibud teevad, mina ka. Ja võtsime tibula saia, lähme vaatame, kuidas neil ööl läinud. Tublid kutsud, jah. Tubli kutsu, jah. Tublid. Lähme vaatame, mis tibud teevad. Näe, räägivad siin. Aga teil on pime või? Kas teil on pime või? Kes see seal tegi muna või? Oi, mis need teevad, tüdrukud siin, Oi, te olete kõik heina kaapinud pudrupotti. Tuttu-luttud. Näe, seal on munad. Soojad läikivad munad. No, kes tuleb siia meile? Tule, Molli. Mille, tule ka siia. Tule siia. Tule vaata, mis sa kardad, tule siia. No tule. Tule siia. Hops. Millega? Tule siia, ma panen ukse kinni. No tule. Ei tule ta. Miks ei taha Miilu tulla? Näe, tipu saab saia. Tipu saab saia. Jaa. Näe, mu petumuna olete välja visanud, jah. Näe, kus ilusti üks istub meil siin, Triibik istub ilusti pesas, jaa, soe pekk. Jaa. Näe, kui hea. Ma pean tulema seda pudrukaussi päästma nüüd sealt. Pärast vaevame ta heinast tühjaks. Te saate sealt putru kätte praegu küll. Oi, kui ilusti sa istud seal. Joo. No kui jaa, mul ei ole enam
mured, kas teil on külm või mitte, ei ole enam külm. Jaa, nüüd on hea suve. Jaa. No siin on 3 muna, no ma tulen pärast jälle, keskpäeval tulen teid vaatama. Ja siis korjan munad ära nagu ikka. Ja annan teile aega. Võiksite nüüd 7 munani jõuda 6 asemel, on soe. Jaa. Tipud. Kus keerutab siin. Kas teil ei ole valgust äkki piisavalt või? Ikka on. Kui te liigutate, siis see ju peaks minema ju põlema. Ma veel testin. Milline idüll on pühapäeva hommikul. Lihtsalt tean, et täna on pühapäev, muidu ei pea ju arvestust, aga kuidagi on eriliselt püha tunne. Ja pani laulma ja pani tantsima kohe peale õues käimist ja veendumist, et tibudega on kõik korras. Sabad said kõik omale oma hakkliha kätte, kõik olid nii õnnelikud. Lausa nii õnnelikud olid, et püherdasid siin kõik kordamööda vaiba peal ja Selma tahab kangesti kõigile peksa anda. Selma, mis on? Sulile juba andsid tuupi, nüüd annad pallikesele. Selma, Selma. Selma, mamma, mis sa kakled? Peab ta õue saatma, kui ta kakleb, on ju? Jaa. Taustaks on meil siukene mõnus Aafrika chill. Ja näed sa, salvestama hakkasin, tuli meile siia üks kena. Kes sa siis oled meil siin? Gorilla või? Ega ma ei ole seda videot näinud. Või on see orangu nägu või? Ma ei ole ta keha näinud. Ei tea. Aga näed sa niimoodi, nad seal kõik mõnulevad korda mööda. Joo, nüüd on tiigri kord käes. Ennem Suli mõnules ja Selma ründas teda. Tahtsin just öelda, milline idüll ja järsku käes. Miau! Miau! Ja Suli, tulid tagasi ja tule siia. Mis see Selma mamma teeb? Kogu aeg ajab kõiki taga. Seal on teil mingid head lõhnad, kõik tahate seal ennast keerutada, jaa. Oi, kui hea. Mis? Ja teie ronisite mõlemad mulle kaissu, jah? Ja talv tuleb. Toas oli juba hommikul 18 kraadi, ei olnud enam 22 ega 3 nagu siiani. Teises toas on 15 kraadi, köögis on 9 kraadi. Aga tibudel on kõik hästi. Küll on hea. Ennem mul oli iga hommiku see, et oi, neil on märg ja neil on külm ja... Aga nüüd neil on kõik hästi. Jaa. See ongi idüll. On, Miilo? See on idüll, jaa. Kui see sõna ise tuleb, siis see ongi. Tere! Näita meile oma silmi siin. Gorilla silmad meil. Vaatame, kes see on. On see gorilla või kes? Näed, 2 poissi nii ilusti. Selma mamma tuleb ja teeb säru kõigile. Tuli kohiseb. Ja nii kui hakkad salvestama, nii jääb muusika seisma. Nii et sa ei kuule seda. Chilli näeme ainult seda nägu. Mis ta
tahab meile öelda? Pane tähele. Pane tähele. Vaata, milline süda tal näos on. Wow. No, sabapoisid. Suli taganeb. Tiiger, mis nägu teed talle? Nende kehakeelt on nii huvitav jälgida. No näed sa, kuidas midagi ei planeeri siin. Töö tuleb ise sisse sulle. Päevatöö sain. 5 kukke tuli 2 asemel. Nii et ma pean nüüd hakkama. Joo, seal on 5 kukepoissi on siin ja vaata, kui ilusad suuled kõigil. Joo, me peame hakkama nüüd saunas vett kütma. Tuleb ju kõik nad ära puhastada. Vaata, kui ilusad linnud siin on ja ilusad kukepoisid. Vot. Armas, ütle, kas sa oled kunagi midagi sellist teinud? Kas sa oled üldse saanud katsuda ühte päris kana või kukekest? Need on nüüd kukepoisid, keda ma siin puhastan ilusti. Kas sa tead, kuidas see käib? Võib-olla oled kuskilt filmist näinud või mind on elu õpetanud. Ja see on nii tore. Mul on nii hea meel, et mu kaksikud tibud läksid edasi sooja lauta ja lootuses, et hakkavad kunagi munema. Sest üks neist on ju 2 helesinist muna ometigi tootnud. Ja näed, nii nagu naabrimees ütles, et toob mulle 2-3 kukepoissi, siis praegu on mul siin neid 5 vaja puhtaks teha. Ja kuidas see käib? Ikka kõigepealt võtan sealt kastist, panen sinna kuumaveetünni, sealt tulevad suled lahti ja siis tuleb ta sakutada puhtaks. Ja see on nagu käristamine, tead sa, see hääl on ka täiega nagu käristamine. Ma ei tea, kas ma saan sulle siit seda häält kuulda, näed. Selline. Tõmbad ju välja neid sulgi, eks ju. Ja nad tulevadki, kui ta on nüüd ära ligunenud seal, nad tulevad täitsa ilusti lahti. Ja no siis tuleb ta seest mul puhtaks teha ja eraldada maksad ja proovida teha siis üks tore kanamaksapasteet. Palju sulgi on. Vaata, sa vaata nüüd, eks ju, ühe kana pealt saab ainult 2 tiiba ja kui me läheme poodi, me ostame, pakis on vähemalt 6 tiiba, 5-6 tiiba. See tähendab, et 3 kana. Ja vaata, kui palju on selle ühe väikese tiivakese küljes. See on ju ainult tiib, eks ju. See siin pisikene. Selle küljes on võimsad suled. Võimsad, ilusad suled. Soe, soojas vees, ilusti soe. Kukekannused, oi küll, need on valusad. Vot neid ma sain tunda eelmine aasta. Sa vaata, kui tugevad need on. Selle lõi mulle põlveõndlasse. Ai. Aga need on head, toredad kukepoisid olnud ja väga head elu elanud, vaba elu elanud. Nii et aitäh neile. Isegi ilm läks meil näed külmaks, kõik on omavahel seotud. Meil ei ole ju sügav külma, kuhu neid panna, aga õues on nüüd külm. Nii et ma puhastan nad ära, tükeldan nad ilusti ära ja siis vaatame. Korraga saan ainult 1 potti panna, suuremalt potti mul ei ole. Suur ja raske töö, pean ütlema, vaata. Mul on ainult 2 tehtud
Pluss veel on siin tiivad on veel kinni, panin kuuma vette, nii et 3 on veel puhastada. Mul on juba selg nii haige. Need nunnud siin on nii õnnelikud, rahulikult, vaikselt. Vaatame filmi samal ajal taustal. Ja teeme tööd. Vähemalt meil ei puhu külm tuul, aga mu jalad on küll jääs. Peaks ka lavale ronima. Vaata, kuidas nad mul on siin. Ma tahan juustu süüa. Läksin siin juustu ja mul on 2 nii suurt sõpra ronivad mu otsas ja arvavad, et neile ka pudeneb juustu. Tähelepanu on 100 siin. Ma hammustasin Miilo, mis sa tõmbled? Te olete nii lahedad. Nunnud. Juba saite. Rohkem ei saa. Kõik. Jah. Te teate küll ju, kuidas reeglid on meil. Saite juba, enam ei saa. Nüüd tuled veel lähemale, jah? Tead, siin on nüüd tulnud talv. Vaata, vaata. Esimene lumi on maas ja muudkui sajab ja tuleb ja tuleb ja tuleb. Oi, kui hea pehme ta on. Kui hea pehme ta on. Kas sa tead, kui hea tunne see on? Kui hea pehme ta on. Kui hea pehme ta on. Küll on tore, et kanad on peidus seal. Aga ma pean minema lumelabidad tõstma, et nende uksealust lahti hoida. Ja mul on vaja auto puhastada, et hambaarsti juurde minna. Loodame, et ta käima ka läheb. Kõik on ehtes üle. Kui hea, me saime oma laksu kätte. No sina ka, tule vaata. Kas sa oled Molli lund näinud või? Tule vaata. Tule vaata. Molli. Tule õue. Tule pissile. Mine vaata. No mis sa nüüd? Köhi majas kohe või? Mine vaata, mine pissile. Ups. Ei lähe või? Hommik. Jaa. Lähme keedame teile putru, jaa. Näe, keegi on juba 1 munaga hakkama saanud. Ja siin on 2 muna. Jaa. Magasite hästi, jah? Kõik hästi. Jaa, kõik hästi. Isegi väike tuli, see väike tuli oli ilusti praegu põles, nii et nad nägid süüa. Ma tõin just selle laetud lambi. Nii et nüüd niimoodi peabki siis tegema, et kui võtan 3-4 vahel neil ära lambi, siis nad lähevad juba tuttu. Päike ju läheb looja. Ja siis panen lambi uuesti laadima, jätan ööseks väikese lambi. See töötas ilusti üle öö. Kõik hästi, jaa. No, saate oma nokkimistega ka ilusti hakkama, jaa, nii tublid. Jaa, ilusti oskab seal pea sees nokkida, jaa.
ja olgu, ma lähen teen oma ettevalmistusi. Pallike mängib seal. Hiirega mängib, näe. Palli on hiire kätte saanud ja nüüd mängib lumeses. Ups, kadus. No nii, käes on kolmapäev. Alustasime seda lihaga tööd siis pühapäeval ehk siis 4. päev. Pühapäev läks kukkede puhastamise peale, tükeldamise peale ja esimese potitäie keetmise peale. Esmaspäeval ma suutsin puhastada selle esimese potitäie liha ja tükeldada ja panna teise potitäie keema. Eile teisipäeval lisasin ma, ostsin koodi, panin koodi keema ja puhastasin selle esmaspäeval keedetud potitäie liha. Ja jõudsin koodi tükeldatud ka ja purustasin kõik saumiksriga ära. Nii et nüüd ta on selline, nagu sa näed, selline. Ja nüüd ma hakkan tegema tast siis sellist lihasüldi pasteeti ja panen endale portsudesse valmis väikestesse purkidesse. Väga hea on. Ma lasen ta korra keema. Ma arvan, et ta tahab veel lisaks. Mul on, näed sa siin veel seda kulda. See on nüüd see puhas see kukepuljong, eks ju, näed ise, milline puhas kuld see on. Et näha on praegu, et liha on rohkem kui seda tarretist siin. Nii et ma lisan selle tarretise. Vaata seda. Kui ilus see on. Nii et ma lisan selle purgitäie veel siia sisse. Kui hea. Ja siis teen omale. Vaatan veel selle. Maitsestus on täitsa hea, ma ei peagi siia võib-olla midagi lisama. Nii põnev, armas, nii põnev. Sest see on imeline lahendus. Niisama seda liha ei oleks ma saanud närida, ta oli nagu kummikommi näri. Nii vinske on see kukk ikkagi, et ma kõigepealt tükeldasin hästi peeneks ja siis ära ma ütlesin, et lõpuks purustame kõik selle saumikseriga ja paneme purki. Nii me teeme. No, kas on tore või? Saab kiikuda nii või? On tore või? Ossa! Aga ma võin ettepoole tõmmata. Vaata, kuidas sa oled seal tiivad ja sabad laiali. Oppa! Ma panin teise toru ka. Ta enne mõõtsus sellega siin. Ma mõtlen välja, kuidas neil natuke lõbusam oleks siin. Ai, kui ilusad kutsed meil on. Molli, Miilo, tule siia. Tule näita ennast. Ei tule, lähevad nüüd, on vabadus, jookseme. Sain mõlemad nii ilusti pügatud.
3 tundi järjest. Aga Molli juba oli talutavam. Läks kiiremini. Ikka õpib ja harjub. Nüüd on jälle ilusti. Selle aasta lõpuni. Lähme viime kibudele peeti. Nii et meie päev läks päikesevalgust kasutades seekord toas laua taga. Sest see valgus oli kõige parem, et neid korda teha. Näed, kus need notsud lähevad seal külatee peal nüüd kahekesi. Kus te lähete? Milo? Molli? Koju? No, Suli, mis sina meile räägid? Mis sina räägid meile? Kas sa magasid? Kus sa magasid? Toas sa ei olnud praegu ju meiega. Siirutad. See on Peet. See läheb kanale. Läheme kanale. Näed sa. Kui tüdrukud on aru saanud, et see on üks hea asi nokkida siin. Jaa. Ei mahu kõik ümber või? Korda mööda. Boksi kõik teil siin, jah? Vaadake, et 11 ei noki. 11 ei noki. Ta õõtsub niimoodi ära, jah. Miks ma võin ta ju kinni ka siia tõmmata ju? Kui tahate, ma hoian teda kinni. Ma võin seda teha nii, et ta ei hüpleks. Aga nüüd ma saan aru küll, et teil läks eelmine Peet ka üsna kiiresti. Ma üleeile panin neile ühe esimese keedetud Peedi siia vardasse ja tulin ja oli tühi varras. Seal on vist tõesti nüüd, kes ees see mees, jah? Kolm kiiremat, kes jaole saavad. Mustu ei trügi vist eriti, näed sa. Mustu sa ei saagi Peeti või? Ja Perla on seal maisijahu kallal. See maisijahu meile väga meeldib. No selge, see tähendab, et ma pean teiste jaoks ka Peeti tooma. Kaussi viskama. Õnneks ma peetsin rohkem. Viime päikese kätte puhkama. Võrkliike enam õues ei ole, seega oleme tamme all maas. Maandame ennast. Ja valvurid teevad oma tööd. Kui hea. Kus sina ennast maandad? Kuidas sa ennast maandad? Päike on nii madalal. Sa vaata neid kaunidusi.
Hei Kennet, alustasime oma reisi, palju õnne sulle. Aga me siis näeme, ma ei tea, kas sa oled siis pärast kodus või tööl või kuidas sa liigud. Et ma tulen Viimsi poolt ja vaatan siis, kuidas ja mis aeg. 3:30 ma sealt umbes vabanen. Anna teada. Imelist päeva sulle. Milline imeline hommik. Tead, kui hästi me magasime. Ja ülla. Aga taevas on täna nii selge. Meil on värske lumekene. Akna taga on 10 kraadi miinust. Nüüd ma tulin vaatama seda. Aitäh. On küll jah, väga külm ja krõbe. Hinga sisse päikest. Ja jalad aldadest annad kõik selle, mis sind enam ei teeni. Otse maailmale mööda oma kuldseid juuri. Kui hea. Ja siis jooksed tuppa. Vaata, kõik särab, kõik on nii hele. Hurraa! Me hakkame koristama. Tuba saab sama puhtaks. Tiigrikene. Ai. Sul ka käpad külmetavad või? Au, jaa, keegi saeb. Naabrimees saeb. Sa vaata, mis ma nüüd tahtsin näidata sulle. Sellist pilti pole ka ammu näinud. Nii ilus. Särab seal. Tibule sai puhtaks, lähme viime neile veel kapsa ka. Jaa, neil on siin stabiilne 4-5 kraadi plussis. Kõik sai korda, värske liiv sai ka maha. Näe, ma panen teile uue kapsa. Oi, sa said kätte konna. Oi. Näe, nüüd nad söövad selle konna ära. No selge. Konnapoiss elas siin nende juures nii kaua ja nüüd saadi kätte. No selge. Siis ta saab konnaliha. Kellelegi ei anna oma konna, sina leidsid, jah? Sinu saak või? Ühed söövad kapsast ja üks eraldi sööb oma konna. No jagage ära siis vähemalt, ega sa ei pea üksinda teda alla kukistama ju. On ikka tüübid. Noga taha vaikselt nohistama siia. No selge. Keegi ligi ei pääseks. Võtsin ära su käest. Selline võitlus käibki, näed.
ikka saavad üksteise käest kätte. Okei. No teil on nüüd mänguasi, siis mängige siis selle konnaga. Opa! Praegu käis selline litakas. Nii mu kaunis lillekene kukkus ülevalt laest alla. Ma just käisin seal, panin selle lambi laadima. Ja jõudsin siia ja käis paba. Kes nüüd seda mulle tegi ja miks? Millele ma pean tähelepanu pöörama? Okei, lillekese võib istutada mitmesse potti, seal on neid palju. Ja koristama hakkan ka. Ajastus on õige. Aga seda pidi võtma ülevalt. Sa vaata, milline pusa mul seal konksu juures on. Ja see on ju terve. See kõik on terve, selle pidi keegi tõstma sealt praegu välja ja viskama selle siia maha. Kes see siin ümber on, kes see nii palju pingutas praegu füüsilises reaalses maailmas? See on raske asi, et seda sealt liigutada. Konks on ju laes ju, see on valatud sinna betooni. Ja see on terve, aga ta oma raskusega kukkus ennast nüüd katki. Mis sõnum on? Võtan vastu. No leidsin kasuma ja see oli 3 savipotti. Jagasin nad siia ära praegu ja kõik see ülejäänud muld, mis maas oli, sai kasepuu omale. Sai ka värskendust. Nii et nüüd saan koristama. Tohutu energia muutus. Nii on. Tõssingi nüüd siia kase alla, siis ei olegi mul eraldi vaja otsida kohta. Neil on siis tore omavaheline sümbioos. Enam ei kuku keegi kuskilt. Kõik saavad koos kasvada. Tore. Põrandal karumi. Tead, nüüd ma tegin selle esimese uhke lihatüki ära ja vaatame, kuidas see mul õnnestus, sest ega ma ju ei tea. Ma tahan suga koos seda teada saada, ma ei teagi, kuhu ma selle telefoni nüüd panen, kuidas ma ühe käega seda lõikan. No vaatame, äkki meil õnnestub. Võtame, teeme ta siis lahti. Vaata, kui ilus. Ma ei tea, kas sa näed? Tegelikult on nii palju paksem, et ma võin teda natuke veel, sest mul on ta kuum või ja küüslauk on siin peal, näed sa, ja ma võin neid veel natukene veel. Ma ei julenud palju lasta. Nüüd sai ideaalne, ma juba hakkasin viilutama, õrnalt lasen tal jahtuda ja siis ma hakkan teda sööma. See on nüüd ameeriklane päkkangus. Ja siin on 350 grammi. Tegelikust päevakogusest siis umbes täpselt pool. Aga hommikul ma sõin juba ju teist liha, nii et küll ta kokku tuleb. Ma sõin hommikul põdrasülti ja lambavortikese ja oma munakuklikesi, nii et kõik on mega. Tead sa, mis on väga üllatav, et terve see suur hunnik on see osa, mida ei ole võimalik süüa sellest 32 eurost. Lihatükk ise oli väga hea, aga tema servad sisaldasid enamasti seda närimiskõlbmatut asja ja see on päris suur kogus, ma arvan, selle ühe steigi kohta. Selle kvaliteedi juures. Või mis sina arvad? Jah, mul on sabad, kes on õnnelikud selle üle, et nad saavad ka siit midagi. Aga mul on kahju, et see ei läinud mitte minu sisse.
nii on. Siin on praegu mu hommikusöök ja siin on tegelikult pool sellest, pool jäi panni peale sooja. Ja mis ma siia panin siis? Eile õhtul olin ma oma ühes ebameeldivas situatsioonis, kus mul läks lihatükk valesti kurgus ja ma lõpetasin ta söömise. Ehk siis jäi see 3/4 steiki hommikuks ja nüüd ma hakkisin ta nii peeneks. Ja siin on 6 muna klopitud lahti toorpiimaga, rasvaga ja omletiks tehtud. Nii et nüüd ma siis hakkan seda sööma ja tõesti siis vaatame, kas ma jõuan kõik ära süüa või natukese aja pärast. Aeg näitab, keha ütleb. Mis see tiigripoiss räägid siin? Tahab väga tuppa saada, näed, kuidas tahab tuppa saada. Nii korralik töö käib. Mis teed? Hallo! Lähme laseme tuppa, poisid. Lähme laseme tuppa, poisid. Tule, tiiger. Tiiger, tule. Näed sa, teen jälle oma ilusaid kuklikesi. Seekord proovin teha nii, et panin nad muffini vormi, vedelam tainas on, panin kohe sisse hapupiima natuke ja teine pool. Ja teine pool, vaatame. Määrisin ilusti, nad õligalt tulevad, nägid hästi kergelt tulid välja. Näed, tainas on siin selline ja ma saan siit järjest teda võtta ja teha, muidu ta läks liiga kõvaks ja selliseks, kui ta seisis. Ma tahtsin, et ta oleks mõnusam ja proovingi. Ega muud ei ole, ikka 3 muna, 10 supilusike täit seda piimapulbrit, aga seekord ma vahustasin munad, eelmine kord ka, mulle meeldis niimoodi rohkem, vahustasin need 3 muna, siis lisasin siia selle hapupiima, täitsa tunde järgi panin, siis küpsetuspulbri ja siis segasin vaikselt sisse selle spaatliga selle 3 supilusika täit piimapulbrit. Ja nüüd ta on selline mõnus, näed ise, selline hapukoore moodi mass. Ja küpsetan 185 peal umbes, ühelt poolt läks umbes 7 minutit ja nüüd teiselt poolt 7 minutit. Ma loodan, et see ümberkeeramine ta kerkimist ära ei lõhkunud, vaatame. No ei kerkinud nii palju, kui ma oleks oodanud, aga väga mõnus on ta ikkagi, pehme, ilus. Nii, proovime ühe katki ka saada. Ühe käega on jube raske murda, teada. Näed sa, ilus, kaunis, soe ja tuleb siia juurde munavõi. On kui hea, tead seda krõmpsub pealt. Jälle omamoodi hea. Tasus panna vormi ja proovida. Muidu ma olen teinud ju need pätsikesed lusikaga, aga nüüd ma panin määritud vormidesse. Oi, kui hea krõbe tuli. Väga hea, väga hea, väga hea, väga hea. Kõigepealt Selma tuli pallikese kõrvale, tegi kohe talle kõš, siis pani käpaga vastu pead, mis hakkas teda pesema.
Vallike vastas talle samaga, sai uuesti kõss. Naljakad. Nad on terve öö mu peal siin lamanud kõik kordamööda. Selma oli ja Tiiger oli ja Valli tuli tuppa, kohe tuli mu peale. Niimoodi aitavad mind. Mul on siuke nõrkus praegu. Ja noh, muidugi, kes mul siin veel kõhu peal lamab, on mull. Silmakoopade just parem pool, kõik see põsesarn on lausa katsudes valus. Ei tea, mis siin koljus ja mis siin luudes toimub. Öösel mulle tundus valutasid need hambad, mida ei ole enam. Aga katsudes on jah praegu see põsesarn, nii et küll ma siin teda nüüd masseerin. On Selmas ikka hellust ka, ei ole ainult peksu. Muidu annab kõigile käpaga kogu aeg. Ammu pole näinud, et tema niimoodi õrnalt hoolitseb. Kassimamma. Novembrikuu täna lõpeb ära meil. Viuhja läinud. No, meil on nii ja soe ilm ja tuult ka ei ole peaaegu. Tegin neil pesa korda keldris, panin puhta kõik maha. Ja tibud tulid hea meelega välja. Tükk aega juba siin tustivad. Jaa, nii õnnelikud, jaa. Nii kui ma lähen, käin kuskil, on nad mul muidugi sabas kohe. Hoolik peaks olema üles sulanud, nii soe on, et ma saan. Jaa, no. Sa näed, milline ime. Päike näitab meile ennast ennem, kui loojuma hakkab. Ennem andis aimu pilvede vahelt, et ta on seal. Aga nüüd ta näitab, siin olen. Ja mina püüan tibusid, et nad tuttu saaksid minna. Näed. Jälle see kaabel on täpselt keset päikest, ei saa. Poolitab ta ära. Näed seal kaskede vahel, metsa vahel. Ja mustut ei saa ju kätte, nüüd ta on üksinda siin, mul on teised kõik juba pesas ja tema siin üksinda nüüd kaagutab. No mis sa seal nüüd kaagutad, tule siia. Tule siia. Kuuled? Kana. Mustukana. Tule ära sealt tagant otsast. Tule siia, tule oma pessa siia õrre peale, siis ma saan su kätte. Tule nüüd. Tule. No lähme vaatame. Kas meie mustukene on õrre peale läinud? Mustukene, kas sa oled õrre peal? Oledki seal üksinda üleval. No näed sa. Mustu saime ilusti õrre pealt kätte. Lähme nüüd teiste juurde. Teised ammu puudutuvad seal. Vaata, kus välk tuli sulle peale.
mis päike juba läks looja meil. Noh, lähme. Vaata, kõik teised tudivad juba. Näe, kõik tudivad siin. Ilusti kõik tudivad. Jah, ma lasen teile. No, nüüd olete kõik koos. Mine õrre peale. Mine õrre peale. Mine õrre peale. Ma panen nüüd hoopis üksinda siin kükitad kullakene. Noh, ja tööd. Ja tööd. Paneme uksed kinni, ja tööd. Homme näeme. Vaata, kes meil seal taevas on. Nuunakene. Ei fokusseeri ära. Pool selline pilvine, aga täitsa loona. Mis on need abivahendid siis, kui kõik need vanad teemad kuskilt hakkavad jälle endast märku andma? Ehk puskkoobaste loputamine. Nii, siin on soolavesi. Ja siia, see on soe, oi, see on kehasoe, see on nii palju soojem kui see ruum. Siis on siin üks sokk, siin on kauss, milles ma saan loputada. Ja seda sokki on mul vaja selle soola jaoks, mis ma siin kuumutan. Ja selle kuidas me loputame, sa oled meie loputamise videot vaadanud või? Vaata, aga see on üks kõige parem asi. Ma panin küll soola juurde, ikka küpita. Aga ma panin siia ka õli sisse, nii et ma usun, et ta sellest kipitab praegu. Mu aju kipitab praegu. Ma tahan, et mu koopad saavad täis treatmendi. Ära pritsi vahelt panna. Ma panin siia veel eukalüptiõli ja teepuõli. Ma ei ole seda kunagi ennem teinud. Aga praegu tegin. Ma ei tea, miks ta mul läbi jookseb, aga. Nii, viimane. Kui hea. Peab olema ettevaatlik kõrvadega, et kõrva ei nuuska. Nii, ja meie loputamine sai tehtud. Ja nüüd meil on vaja siia soki sisse see kuum sool saada. Nii, vaatame, kuidas meil see õnnestub. No vaatame. Mööda. Ma enne sain. Ai, pann on kuum, sool on kuum, kõik on kuum, eks ju. Kuum. Väga hea. Aitäh. Nii, see on kuum, näed, kui kuum aurab. Nüüd lähme paneme ta teise kohta. Paneme ta ilusti siia mütsi sisse, praegu sooja, et ära ei jahtu. Nii, ja võtame omale vatipulgad ja salvi. Nii, ja kuna meil on tõesti olnud neid põsskoopa ja igasuguseid kolmiknarvi teemasid päris palju kunagi ja nüüd on ainult nad väga harva, siis tulevad kõik need eelmised oskused ja teadmised ainult kasuks. Nii, kõik on ilusti lahti meil. Nüüd ma teen, tead mida? Ma juba loputasin, eks ju, siin mentooliga. Õigemini eukalüptiga, mitte mentooliga.
ma panen siia eukalüptiõli, vatipulga peale natukene, sest ta läheb kõik mööda seda kanalit. Siis ma panen siia ühte vene spassateli salvi. Panen päris palju, panen kohe ikka niimoodi mõnuga, näed sa niimoodi mõnuga. Ja nüüd läheb ta siia kanalisse otse ja läheb tervesse kanalisse nii kaugele, läheb sinna neelu välja. Ja see on selline asi, mida inimesed ei tea, et neil on ninakanal selline, kuhu saab otse panna ja ravida ennast paari päevaga tegelikult. Miilu, mida sa teed? Hallo, noormees, rahu. Nii, panin palju salvi, eks ju? Näed, palju panin salvi. Ja ennem oli siin see tilk. Näed, ja lähevad täitsa. Nii et kõik see pulk on siin neelus sees. Nina neelus. Nii, nüüd on meil need asjad kanalis, omadega kanalis. Nüüd mul on siin tavaline mõnus tiigripalsam. Ja kuna mul oli praegu see paremal pool siit, hommikul hakkas siit, katsudes on siiamaani, siit on valus. See on nende välja tõmmatud hammaste kohal praktiliselt. Aga me saame siia panna natuke tiigripalsamit, määrime ta selle valusa koha peale ja määrime siia, kus see kolmiknärv meil on. Ja muidugi me masseerime ju neid kolmiknärvi punkte kogu aeg. Aga eile ma tegin õues külma käes. Küll mul olid need veekindad käes, aga piisas ikkagi sellest, et ma sain külma. Ja see on ju põhikoht. Nii, nüüd meil on määritud see, see on mul villane, väga hea, see on mul päeva olnud ka kogu aeg siin peal soojas hoidnud. Nii, nüüd võtame selle soki. Nüüd see sokikene on siin tahenenud, näe, siuke vorst. Ta on natuke vist veel liiga kuum, paneme selle topeltosa. Vaatame, kas saame panna juba. Nii, siia peale hoida ei saa, liiga kuum on, paneme mütsi siia peale. Oha, nii. Ja nüüd ma istun nii kaua, kuni ta ära jahtub. Ja siis ma lähen magama. Siis ma võtan pulgad ka ära. Aga nendega ma võin olla praegu järjest. Nagu sa näed, nad mind ei sega. Ma olen isegi õppinud nendega magama, et ma saaksin hingata, mitte suu kaudu, vaid nina kaudu. Ja niimoodi olen ma saanud ravitud oma nohusid, põsskoopapõletikke ja samamoodi ka aidanud oma lapsi. Teeme nüüd selle protseduuri lõpuni ja lõpetame selle novembrikuu ära. Niimoodi ta läheb. Võtame homme hommikul detsembri vastu ja juba palju paremas seisus kui täna. Tervist! Jõudu! Rõõmu kõige selle kogemise juures, sest paanika teeb asju ainult hullemaks. Rahu ja rõõm aitavad kõigest üle saada. Nii on.